jutus tuletab meelde veel ühte salmi Vanast Testamendist, mida juba ka täna kuulsime. Jumal ütleb, vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja sind viima paika, mille ma olen valmistanud. Inglid on tänapäeva inimestele ka üsna hästi tuttavad. Kui on uuritud eestlaste religioossust, siis meie inimesed usuvad inglitesse protsentuaalselt rohkem kui Jumalasse. Üle poole eestlastest ütleb, et inglitesse või inglilaadsetesse olenditesse nemad usuvad, samas kui Jumalasse uskujate protsent jääb tavaliselt kuskile sinna ühe kolmandiku peale. Pühakirja mõistes on ingel Jumala saadik, Jumala sõnumi tooja, tema käskjalg. Ja ilma Jumalata poleks teda olemaski. Selles tähenduses uskuda inglitesse ja mitte uskuda Jumalasse on umbes samamoodi kui uskuda, et raha saadakse sealt seina seest pangaautomaadist ja piima poest. Mingi piirini see ju on õige ka, aga kui natuke süveneda, siis saame pisut adekvaatsema pildi. Raha tuleb ikka kusagilt ka teenida ja piima selleks, et ta poodi satuks, tuleb esmalt lehmakarja pidada. Võime arvata, et 17. sajandi lõpus, kui meie Rakvere, siis endine peaingel Miikali pühakoda kirik taas pühitseti kolmainu nimele peale uuesti ülesehitamist, kui ta Liivi sõjas oli jäänud varremetesse, siis võib-olla üks argument, miks peaingel Miikali nimest loobuti, on ka selles, et inimesed uskusid rohkem inglitesse kui Jumalasse. Pühakirja õpetus inglitest esmalt kõneleb meile sellest, et kõik siin maailmas on omavahel seotud. Ei ole olemas lihtsalt taevast alla kukkuvaid pontsakaid olevusi, samamoodi lihtsalt kusagilt sündivad häid õnnestumisi, kordaminekuid. Kõigel on oma põhjus. Ja kristliku arusaamise ja pühakirja õpetuse järgi on kõige omavaheliseks sidujaks Jumala isik. Kõik, mis meie elus sünnib, juhib ühel või teisel moel temani. Kas me märkame seda, see on teine küsimus. Kui meil räägitakse inglitest, siis see õpetus ütleb meile, et midagi siin elus ei peaks me võtma iseenesest mõistetavalt. Kõik on omavahel seotud ja kõik ühel või teisel moel on seotud ka Jumalaga, mis meie elus sünnib. Vist on nii, et halbade asjade puhul me üsna kiiresti kipume esitama küsimusi nagu, et miks see ometi meiega juhtus, millega me oleme selle ära teeninud. Ja loomulikult on ikka selle taga mõte, et me ei ole seda ära teeninud. See ei peaks meie elus sündima, need halvad asjad. Aga kui sageli me küsime samu küsimusi õnnestumiste ja kordaminekute puhul, et kus see ometi tuleb, et mul nii hästi järsku läheb. Millega ma selle õnnistuse olen ometi ära teeninud? Kus see tuleb? Miks mul järsku kõik nii hästi on? Enamasti ikka mõtleme, loomulikult peab mul nii hästi, ma olen ju nii hea inimene ja näen tublisti vaeva ja mida kõike veel. Hiljuti ühes vestluses keegi väga tabavalt osutas sellele hoiaku muutusele, mida me saaksime oma
maailma nägemises esile tuua või vaatamises ja hinnangute andmises. Et noh, näiteks peale pidusööki lauda koristades, kas sa mõtled, et jube tüütuse, see nõude pesemine saaks juba sellest kuidagi lahti või mõtled sellele, vaata kui tore, et mul on sellised sugulased ja sõbrad, kes mulle külla tulid ja kellega me saime pidu üheskoos pidada. Või kui sa peale teatrietendust läbi vihma ja tuule lähed mitu tänavat kaugele pargitud auto poole, nurised, et näed, miks siin lähemal neid parkimiskohti nii vähe on, või mõtled sellele, vaata kui hea, et mul on see auto, millega ma saan nüüd kohe koju sõita ja millega mul oli võimalik siia tulla. Ja küllap neid näiteid võiks olla veel ja veel, kuidas tegelikult on nii vähe vaja pisut natuke teisiti vaadata oma elusündmustele ja me märkame, kui palju ilusat ja head meile igapäevaselt kingitakse. Kust see tuleb? Kas see on iseenesestmõistetav? Ei ole, ütleb meile õpetus inglitest. Ütleb, et see on Jumala kingitus, Jumala inglite töö. Jumal on saatnud oma käskjalad, oma sõnumitoojad, oma tegude tegijad sinu ette, et sul kõik see võimalik oleks, milles sa oma elus tohid rõõmu tunda ja mille eest tänulik olla. Nõnda õpetus inglitest paneb meid märkama häid asju meie elus ja mõistma, et kõik ei tule kuidagi iseenesest, ei kuku taevast lihtsalt alla, vaid kõige selle taga on muud jõud, väed, kes näevad selle nimel vaeva. Mõned aastad tagasi käis läbi meie kollasest meediast, vist oli see Elu24 portaalis selline sõnum, et katoliku kõrge vaimulik teatas, et inglitel polegi tiibu. Üllatus, üllatus, inglitel polegi tiibu. Õigupoolest võiksime öelda, et inglitel pole ka jalgu ega käsi ega nägu ja üldse kuju ega keha. Sest inglid on palju rohkemad kui tiibulised olendid maalikunstist või ka palju rohkemad kui see peaingel Miikali kujusid meie altari tipust. Inglid on vaimolendid, nii õpetab pühakiri, ja nad võivad ilmuda ükskõik mis kujul. Võime öelda, et kõik see, mis sinu hinge ülendab ja paneb sind sinu elus imestama ja eriliselt tänulik olema, on ingliks sinu elus. See on Jumala töö, Jumala sõnum, Jumala käskjalg. Jumal tahab sind kuidagi selle kaudu puudutada ja kui ta puudutab su südant ja sa seda märkad, siis võid öelda, anda sellele inimesele või sellele sündmusele või sellele hetkele nimeks kohtumine ingliga. Jah, tõesti, mõni inimene võib selleks olla, keda sa kuidagi eriliselt kõrgelt hindad. Või mõni sündmus. Ingel võib tulla sinu juurde ka mõne eriliselt puudutava kõneka raamatu, luuletuse või filmi kaudu. Või miks mitte ei võiks see ingel kohata sind, kui sa pargis või metsas jalutad ja näed ühte ilusat sügise värvides puud ja see paneb sind imestama ja tänulik olema. Ja sa märkad selle taga olevat erilist ilu ja see puudutab su hinge ja ülendab seda, siis see puu on sinu ingel, kellega sa seal kohtud. Eesti keele seletav sõnaraamat ütleb esimese tähendusena, kui vaadata, mis see ingel siis on, et tegemist on üleloomulik olend. Aga võiksime ka öelda nõnda, kuidas meie ingleid kohtame, siis sageli mitte nõnda, et nüüd on midagi väga tohutut, üleloomulikku, kuidagi kusagilt taevast tuleb mingi vägi ja rabab meid jalust. Vaid tihtipeale vastupidi.
just see loomulik olend, kelle kohalolu sinu elus on erilise üleloomuliku tähendusega. Ka see võib olla ingel. Iga inimene, iga kohtumine, millel on sinu jaoks eriline tähendus. Selline tähendus, mis ei ole ainult tänast päeva puudutav, vaid sa saad aru, et see kuidagi saab sind kanda ja sa saad midagi sellest oma inimeseks olemisse sellist, et see teeb sind rohkem elavaks, paneb sind rohkem märkama selle elu andi ja kingitus, mida sa elad. Et see on see, kuidas ingel ilmub sinu ellu. Võime ka öelda lõpuks ju, et ega ime ei pea samuti olema mitte nii palju üleloomulik nähtus, vaid mingi loomulik kogemus, millel on üleloomulik mõju sinu jaoks. Vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja sind viima paika, mille ma olen sulle valmistanud, ütleb pühakirja salm. See Mihkli päev kutsub meid just nimelt märkama, kuidas see salm saab tõeks igal päeval meie elus. Kui palju on meie elus seda imelist, seda hoidmist, seda juhtimist, nii inimeste näol, kes on meie kõrval, sündmuste näol, mida me kogeme. Need ei ole kuidagi juhuslikud, neid ei saa võtta iseenesest mõistetavatena. Need kõik kõnelevad meile sellest, millise pilguga Jumal meie peale vaatab, kuidas ta meist hoolib, kuidas ta meid tahab juhtida ja õnnistada. Need hetked, need inimesed, need kogemused ei ole juhuslikud. Need on Jumala saadikud, Jumala sõnumi toojad, Jumala käepikenduseks meie ellu, et me võiksime rohkem elada ja võtta vastu ja saada aru sellest sõnumist, mida Jumal tahab meile anda. Ta otsib meid, ta hoiab meid, ta tahab meid õnnistada ja ta väga-väga tahab, et me märkaksime tema tööd meie elus. Aamen.